Tšau! Tulin siia täna 6. jaanuaril, sellepärast, et mulle tundub, et aasta alguses nii mõnigi on andnud endale lubaduse või siis soovi uuel aastal olla siis nii-öelda endast parem versioon, siis kas toitumise või treeningu näol või vaimse arengu näol. Ja ma tahtsin nagu seda lihtsalt öelda, et ära anna alla. Et kui sa praegu juba alustasid, siis järelikult see on sulle vajalik. Sa tead, et sulle on see vajalik ja milleks enam nagu oodata. Kusjuures ma olen saanud juba eelmine aasta teha 2 naisterahvale treeningkava. Et nii äge, et nad on otsustanud uuel aastal endaga tööd teha. Ja ma mõtlesin seda, et tehakse nii palju nalja selle üle, et jaanuaris lähed jõusaali, siis on kõik täis ja veebruaris juba enam pole ja et ära ole sina see, kelle üle seda nalja tehakse. Näita neile, näita iseendale, et sa oled selleks võimeline. Et kui sa võtad omale eesmärgi teha oma tervis paremaks, treeningu näol siis näiteks, siis pane omale see plaan paika ja näita endale, et sa suudad sellest plaanist kinni pidada. Tänaseks päevaks olen mina 10 nädalat käinud trennis 3 korda nädalas ja ma ei ole mitte ühtegi korda vahele jätnud. Et ma arvan, et ma ei ole mitte kunagi nii järjepidev olnud, aga see on ainult selle tõttu, et ma olen võtnud endale eesmärgiks lihtsalt see ära teha. Täna ma ka vedelesin voodis, meil on Soomes vaba päev. Ja ma mõtlesin, et ma hommikul vara ärkan ja käin ruttu trennis ära. Kell oli 12, kui ma vist trenni jõudsin, mis see kell on, jah. Ja absoluutselt ei viitsi. No ei viitsi, kodus on mõnus, õues on külm, aga ma lihtsalt tulen, teen selle ära. Täpselt nii, nagu mul on piim kodus otsas ja ma tahan juua kohvi piimaga, siis ma pean ju poodi minema. Mitte midagi ei ole teha sinna, ma lihtsalt pean minema. Ja kui on eesmärk treenida, siis ma lihtsalt lähen sinna, mul ei ole mitte mingit vabandust. Et kindlasti mingil hetkel, kui keha nõuab, tuleb võtta puhkus, aga praegusel hetkel tegelikult ma seda ei tunne, pigem mu ajus käib selline võitlus kogu aeg. Äkki sul oleks juba puhkust vaja? Ei ole. Aasta algas, jätkame koos teiega ja lihtsalt ära unusta, miks sa seda teed. Ära unusta, miks sul seda vaja on ja ära unusta, et sina oled kõige tähtsam. Ära vea iseennast alt. Proovi näiteks 6 aega niimoodi, et sa ei vea ennast alt. Ja ma täna muide trennis filmisin ka mõned harjutused ülesse, ilma ilustamata, ilma kõhu sisse tõmbamiseta, küll natuke kõhtu ikka sees, teatud harjutustel peab olema. Aga panen siia ilmselt selle sama jutu lõppu need videoklipid, et ka suur inimene võib jõusaalis treenida, et ei ole vahet, milline sa välja näed või mida sa teed. Ja ma filmin ennast ka sellepärast vahepeal, et kuna meie jõusaalis ei ole peegleid korralikult, siis ma lihtsalt ei näe, mida ma teen. Ja enda filmimine annab väga hea analüüsi, et mida ma valesti siis teen. Aga teie, ärge vedage ennast alt. Tšau!